LP, veel sisukam nädalavahetus. Värske LP suur intervjuu on Viire Valdmaaga, kes oli selle tegemisel natuke närvis. Ta on ju elus 10 intervjuusid andnud ja kas pole nii, et äkki on kõik ära öeldud. Kuid oma uue hitlavastuse tund aega, et hinge minna valguses veerema hakanud diskussiooni tuules, tundis Viire, et peaks kõnelema isiklikust elust, lahkuminekutest, aususest, austusest ja õnnest. See intervjuu võib esmapilgul tunduda lihtsa lugemisena, ütles autor Piret Kooli, kuid tegelikkuses meenutab see kui vesi liiva, mis su lõpuks endasse kisub ega lahti lase. Jätab hoopis oma elu ja valikute üle järgi mõtlema. Ja seda tegi ka Piret. Ta ei saanud 3 ööd magada, ta vaatas tähti ja mõtles iseenda elu valikute peale ja iseenda valikute ja aususe peale. On asju, mida me räägime siis, kui selleks on aeg. Viire Valdmaa jaoks oli aeg. Veidi teistsugune meeleolu tuleb aga seoses järgmise nädala alguses Tallinnas toimuva Robbie Williamsi kontserdiga. LP käis Robbie Williamsi tuuri esimesel kontserdil Dublinis ja reportaaž sellelt kontserdilt annab aimu, mida me Tallinnas oodata võime. Samuti selgitame, mis on Robbie Williamsi fenomen. Väike poiss, Briti väikelinnast pärit, aga kuidas ta siiski sai maailmakuulsaks fenomeniks, keda armastavad ka popmuusika kauged inimesed? Mis on see, mis teeb temast laval sellise võluva persooni? Ja lisaks käis LP kalal Vladislav Goršetsiga. Ta ütleb, et õngitseja ei lähe kalavetele mitte saagi järele, vaid hoopis emotsioone püüdma. Tühja kotiga tagasi tulemine on täiesti rahuldav tulemus. Kalamehe tarkust, natuke nalja ja seda, kui tore on kell 5:30 hommikul üles ärgata, et kalale minna. Sellest annab aimu Mari Sarve kirjutatud reportaaž.